keha protsessib uut informatsiooni erinevat, kehad on erinevad ja olenevad ka sellest, kui palju teemasid on alla surutud. Kui oluline on tegelikult teha enda sees korda oma ema ja oma isa teema. Raku tasandini puhtaks. Niimoodi, et sa jõuad tingimusteta armastusse. That's the goal. See on see, mis sul on vaja saavutada. Ja see, kas sa nüüd jõuad tingimusteta armastusse, käib igal ühel erinevat moodi. Minul võttis see aega paar aastat. Mõnel käib see lihtsamalt, ludinamalt. Oleneb ka sellest, kui palju on sul tunded lukus, kui palju... Mul on siin mingi sarv peal. Oleneb sellest, kui palju su tunded on lukus, kui palju on seda vimma, viha, pettumust, trotsi. Ja vahepeal ongi see, et me saame hingetasandil oma vanematega kontakti alles siis, kui nad on siit kehastusest lahkunud. Sest siis me saame. Siis on võib-olla mõnikord lihtsam, olenevalt sellest, milline sinu lapsepõlv oli. Ja see on okei. Seega, kui sinu lapsepõlv oli võib-olla, ütleme, mitte väga ilus ja roosiline ja sa võib-olla oledki sellises kohas, kus sa tunned, et aga ma ei taha andestada neile. Või et sa tunned, et ma tahan, aga ma ei oska. Ma tahan, aga ma ei suuda. Ma tahan, aga pealt näha teed. Aga keha tasandil olev informatsioon räägib tegelikult teistsugust nooti. Ja sa ei oska seda muuta keha tasandil, sa ei oska seda muuta raku tasandil. Ja siis lähebki aega, näiteks minul läks ikka paar head aastat, kui ma jõudsin nüüd lõpuks sellisesse kohta, et nüüd ma tunnen seda tingimust, et armastust nagu päriselt iga oma keha rakuga. Mul oli just üks erasessioon ja nüüd ma tunnen, et ma tulen Marise energiasse tagasi, et kui video alguses ma olin siuke veel nagu kanalis sees, siis nüüd ma tunnen, et energia kohe muutub. Ja mõnikord need vanemate teemad ongi sügavad ja mõnikord sul tuleb ka sellest aru saada, et sina ise see kehastumised on lõputu mäng ja nii-öelda katsetamine. Sa valid kehastumiseks omale täpselt need vanemad, kelle läbi saad sina õppida just seda kogemust, mida sa tulid ära õppida. Kõik. Ja sa valid selle kogemuse jaoks omale kõige ideaalsemad vanemad, kelle läbi sa saad seda asja õppida, mida sina tulid õppima. Igaühel sa hinge ülesanne ehk siis leping oma vanematega on erinev. See on igaühel täiesti erinev. Absoluutselt iga erinev. Ja tegelikult on oluline näha läbi see koht. Sest siis sa saad aru, ahaa, sellepärast. Sest et mina olen ka päris mõistuses vahepeal ka ikkagi olnud. Nüüd ma enam ei ole väga. Aga kui ma alustasin oma vanemate teema tervendust, siis ma olin päris palju mõistusi. Ma tahtsin aru saada nagu miks küsimustest. Ehk siis mina olin tegelikult varem täiesti mõistuses. Alles nüüd ma olen nagu sellest nagu lahti lasknud. Aga sa tuled oma vanematele, sa valid need välja. Sa valid selle loo välja. Sa valid seda kogemust välja. Ja tihti ma näen mõne kliendi peale, et selleks, et jõuda sellesse tingimusteta armastusse, lähebki natukene rohkem aega, see on okei. Ära tee ennast valeks, et mõni saab ühe sessiga ja mõni saab võib-olla 2 aastaga, näiteks nagu minul võib-olla läks isegi vist rohkem. Rohkem vist isegi. Mul läks vist rohkem, jah. Ja kui sa oled jõudnud sellisesse tingimusteta armastusse, kus iga sinu keha rakk tunneb seda ja sa tunned seda ise ära, seda ei saa mitte ükski terapeut sulle öelda või mitte ükski psühholoog sulle öelda, et nüüd sa oled tingimusteta armastuses ja nüüd on see tehtud. Ei, sa tunned seda ise. Ja see on selline tunne, kus sul ei olegi enam ühtegi tingimust. Ühtegi tingimust ei ole.
see on nii hea tunne. Iga inimene saavutab selle oleku erinevat moodi, erinevate võtetega või erinevat moodi. Paljud proovivad saavutada seda läbi mõistuse, saades aru, et nende lapsepõlv oli veel sitem ja kuidas ma saan siis nende peale pahane olla ja la. Aga see on läbi mõistuse nii-öelda proovida tingimusteta armastamine. Aga keha tahab tunda seda igas rakus, iga rakumembraanis, on ju. Ja see on hoopis teistsugune tunne kui läbi mõistuse hekseldada seda läbi. Ja selleks, et see tunne päriselt su kehatasandile jõuab, on iga ühel erinev teekond. Ja see ei ole, miski ei ole õige ja miski ei ole vale. Ja isegi kõik te need, kes te olete minu selgeltnägemise sessioonidel käinud ja kellel on tulnud välja vanemate teemad, mingid hingelepingud või asjad, siis boosterina ma soovitan sul vaadata, tegelikult ma soovitan absoluutselt iga ühel vaadata. Ka erasessioonidele lisaks või ükskõik, kus sa varem käinud ei ole või mida sa endal tervendanud ei ole. Vaadata lisaks ära ka veel vanemate tervenduse kanaldus, mis ma tegin sulle. See boostib sinu sisemist last. See toob sind tingimusteta armastusse. Sest tihtilugu me lähme jälle mõistusesse ja siis me jälle hakkame seal, miks see ei teinud nii ja miks ta ei teinud naa ja la. Aga et see tingimusteta armastuse tunne oleks kogu aeg igaks keharakus. Kogu aeg. Et ta ongi jääv. Lihtsalt ongi jäävalt. Et see ei kõigu enam niimoodi üles-alla, et ongi jäävalt. See tunne on tegelikult vaja saavutada niikuinii iga ühel parem või hiljem. Kas sa siis õpid selles kehastuses ära või õpid järgmises kehastuses uute vanematega ära. See on juba teine teema, on ju. Ehk siis, kui sa tahad seda vanemate tervenduse kanaldust vaadata, mida ma sulle tegin ja mida ma tõesti soovitan vaadata iga ühel, siis kommenteeri siia postituse alla sõna tervendus ja ma saadan sulle lingi. See on selline 1 tund teraapia seanss. Ja seda ma ei tee erasessioonidel. See on nagu selline lisaekstra oluline puslejupp. Erasessioonidel ma lähen rohujuure tasandile. Aga see vanemate tervendus on ülihea. See on ülihea. Sa saad sellele eluaegse ligipääsu, saad seda vaadata eluaeg. Saad seda ise kodus teha. Vot nii, ongi kõik minu poolt tänaseks.